Kas alustame? Alustame siis. Tere kõik, kes on siin pool ekraani ja need, kes on teispool ekraani samamoodi. Mõtlesin, et räägiks täna lugudest, jutustaks võib-olla mõne loo ja natuke vaataks lähemalt, mis rolli lood mängivad juudi traditsiooni loos. Lugu, jutt, peene nimega narratiiv, aga üldinimlik nähtus, igaühel oma arusaam, mis asi on lugu, on ka igaühel tõenäoliselt oma. Eesti keeles on palju sõnu, mis sisaldavad seda sõna lugu, alustades ajaloost, mõttelugu, religioonil on lugu, kirjanduslugu on. Igaks juhuks hoiatan, et ma ei ole kirjandusteadlane ja seega lugudest kirjandusteaduse võtmes võib-olla ei räägi, aga kindlasti kõigil on elulugu. Ja on ka neid mõtlejaid nagu Alistair MacIntyre, kes ütlevad, et inimese elul ongi narratiivne ülesehitus, et inimene ongi lugusid jutustav loom, et see on meie olemus, et mina, see ongi lugu, see on narratiiv, see, mida ma enda kohta räägin, seoses teiste lugudega, suhestudes nende lugudega ja nii edasi. Et kuidagi läbi lugude me loome oma eludele tähendust, tundub nii vähemalt. Ja on lugusid, mis on alles alguses, on lugusid, mis on võib-olla keskel, mõned lood on juba lõppenud ja elavad just nimelt siis lugude edasikandmise kaudu. Et leidsin ühest kohast sellise toreda näite, et sellest, kuidas igaühel on oma lugu, et kui 3 inimest restoranis söövad kõik ühesugust salatit, siis üks sööb sellepärast, et ta tahab kaalust alla võtta, tal on sellega oma lugu. Teine sööb sellepärast, et ta on taimetoitlane, ta ei saa muud süüa ja 3. sööb sellepärast, et tema religioon ei luba tal näiteks liha süüa. Et pealt näha üks ja sama tegu, aga võib-olla erineva rolliga ühes või teises loos. Lugu, mälukandja, eks ole, et kui meil ei oleks meie lugusid, siis kes me siis oleksime? Et sageli tundub, et me justkui loome seda tähendust oma elus läbi selle loo, mis aitab meil mäletada, kus me tuleme ja annab meile võib-olla sihi, kus suunas liikuda. Ehk lood on seotud väga tugevalt inimese individuaalse identiteediga, aga tõenäoliselt ka kollektiivsega, eriti kui me räägime erinevatest rahvastest või siis religioossetest kogukondadest. Lugu eesti keeles seostub võib-olla rohkem lugemisega keelelises mõttes. Lood, mida me loeme, jutud, mida me jutustame, sõnaveeb ütleb, et need on sünonüümid, ehk siis narratiiv oleks selline kuldne kesktee. Ehk lood võivad olla osa suulisest pärimusest ja ka kirjalikust traditsioonist. Püüdsin ka siia tulles mõelda, et otsida kõige väiksema definitsiooni loole, et siis me oleksime ühel lehel. Kui me seda lugu siin üldse koos arutama hakkame, leidsin Märt Väljataga artikli Rändavad mõisted, mis on ilmunud ajakirjas Keel ja kirjandus ja tema taandab selle siis põhimõtteliselt loo sündmuse või sündmuste esitusele. Ta on mingi üks sündmus, mitu sündmust, nad on järjestikused ja neid esitatakse. Ühelt poolt meil on siin topeltaeg, on sündmuse enda aeg, millal need sündmused toimuvad ja on see aeg, millal nendest sündmustest siis räägitakse või nad kirja pannakse. Ja esitamine eeldab, et meil on ka jutustaja või vahendaja. Ja tõenäoliselt kuskil on ka kuulaja või selle loo siis vastuvõtja, sest tundub, et lood on ikkagi ka osa meie kommunikatsioonist läbi kõneakti. Pekka Tammi on sellest rääkinud, et lugu kui tekstituüüp, lugu kui kommunikatsiooniviis ehk kõneakt ja lisaks on ta toonud sisse, et lugu on see, mille kaudu me saame ka tunnetada või teada. Ehk see on teadmise viis, mõtlemise viis ja kogemise viis. Või siis vähemalt kogemisest mõtlemise viis. Kõlab muidugi väga keeruliselt, aga see on üksnes sissejuhatus, et ennast lugude lainele häälestada. Kui te lootsite, et ma alustan kohe looga, siis tõenäoliselt peate pettuma. Sest natuke piinan teid veel sellise teoreetilisema osaga, sest et ma mõtlesin küll kasutada täna siin Vaba Akadeemias olevat vabadust
rääkida nii, nagu jutt kulgeb, aga teiselt poolt akadeemilisus ikkagi sunnib mind teatud raame hoidma ja pidama siis kuklas mõningaid põhimõtteid, mis lugudega seostuvad. Ehk ma leidsin hea näite, et näiteks eetika kaudu, et lood õpetavad meid sageli selle kohta, kuidas käituda või mis on hea, mis on halb, eks ole, eriti kui me mõtleme muinaslugude peale või muinasjuttude peale. Ehk see on selline lugude eetika või narratiivne eetika, mis on kontekstipõhine ühelt poolt, seal on emotsioonid, seal on suhted, seal on kindel aeg ja koht ja teisel pool meil on selline kantiaanlik võib-olla eetika, mis on ratsionaalne, universaalne, objektiivne, taotleb üldkehtivust, aga lood ei ole kunagi üldkehtivad, sest iga lugu, isegi seesama lugu sünnib iga kord uuesti, kui teda uuesti kirja panna või uuesti ette kanda. Ehk siis tuleme judaismi juurde, sest seal ma tunnen ennast natukene kodusemalt ja ma arvan, et kes vähegi on raamatuid lugenud või midagi kuulanud, siis selline sõnapaar nagu juudi jutud või jutud judaismis või lood on kindlasti midagi, mis võiks judaismiga seostuda ja mõned väidavad, et juudid ongi lugude rahvas. Et lugu, see ongi juudi traditsiooni, kultuuri ja religiooni tuum. Näiteks rabi Jonathan Saks on öelnud, et Toora ehk juutide pühakirja kõige olulisem osa 5 Moosese raamatut, et Toora ei ole mingisugune teoloogiline arutelu või traktaat, see ei ole metafüüsiline süsteem, vaid rida omavahel seotud lugusid, mis ulatuvad üle aja. Ehk jällegi lugu. Ja judaismi keskmes on tõde kui lugu, mitte tõde kui süsteem. Läbi lugude me jõuame kiht-kihi haaval võib-olla lähemale mingisugusele tõele või mingitele väärtustele, teadmistele, lugu, mis eriti juutide puhul aitab neid koos hoida, säilitab nende identiteeti. Ehk kui võtta seesama Toora kätte, siis 5. Moosese raamatus me leiame sellise lause, meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve. Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, oma vanadelt, et nad räägiksid sulle. Seesama kirja pandud lause tõenäoliselt on üks väike osa väga pikast ahelast, ehk ka see suuline traditsioon või pärimus, mis eelnes üldse igasugusele kirjakeelele ja tekstidele, mis kirja pandi ja sealt edasi lood, mida on korduvalt ümber jutustatud ja edasi antud. Elie Wiesel, kes on saanud kunagi Nobeli rahupreemia, on holokausti ellujääja, ta umbes 10 aastat tagasi suri, filosoof, kirjanik ja väga sisukas inimene ütles kord ühes oma teoses, et Jumal lõi inimese, sest ta armastab lugusid. Ma arvan, et see on väga judaistlik asi, mida öelda. Ehk ja see kajastub ka mittereligiooses juudi kirjanduses, kui me võtame sellised suured autorid nagu Shmuel Josef Agnon või siis Perets või Isaac Babel, et nende enda teostes kajab läbi mingisugune asi, mida võiks nimetada juudi looks või juutide looks või juudi jutuks. Et muidugi, kust maalt see piir läheb, leidsin enda raamaturiiulist ka Stefan Zweigi raamatu, eesti keelde tõlgitud, pealkiri on Juudi jutud ja legendid. Nii et isegi Stefan Zweig ei pääsenud mööda sellest, et koguda mõned lood ja anda need omas võtmes edasi. Ja ennem kui mul meelest ära läheb, siis üks imeilus lasteraamat on ka olemas. Kui me räägime muinasjuttudest, Seeba kuninganna mõistatused Retisaksi imeilustate illustratsioonidega ja ka sellel raamatul on tõenäoliselt oma lugu, sest mina leidsin ta taaskasutusest ja ta oli ühest raamatukogust lasteraamatute osakonnast maha kantud. Et ka see võib lugudega juhtuda, et ühte kogusse nad enam ei kõlba, aga nad leiavad siis oma koha mõnes teises kogus ja saavad osaks kellegi teise loost. Lugude jutustamine judaismis, võiks öelda, on religioosne kohustus lausa. Me ei pääse lugudeta. Või kui sa mõtled kas või juutide kõige olulisemale palvele, Shema Israel, kuule Iisrael, see algab sõnaga kuule, mitte loe. Ja? Oluline on kõrv, mis kuuleb, mitte silm, mis on kuidagi siit distantsil või tekitab distantsi. Heinrich Heine on sellest rääkinud, millised on religioonide erinevused selles mõttes, et kas nad on seotud visuaalsega või pigem audioga ehk kuulmisega. Ja seesama religioosne kohustus kõlab vastu ka
teosest Paasapüha Agadaast. Paasapüha kevadel, juutide paasapüha ja nädal aega kesta püha alguses on õhtusöök, seder, mis on väga oluline, pidulik ja rituaalne ja et seda õhtusööki saaks korralikult pidada, siis on igal lauasolijal vaja teost nimega Agada ehk jutustus. Paasapüha jutustus ehk lugu. Ja kui see lahti teha, siis see sissejuhatus algab siin sõnadega rääkige meie lugu Egiptusest väljarändamisest. Ehk igal paasapühal tuleb jällegi rääkida sedasama lugu otsast peale. Ja see lugu algab sõnadega meie olime Faaro orjad Egiptuses. Ehk läbi lugude samamoodi me saame olla ühenduses siis inimestega läbi aegade või samas aegruumis erinevates piirkondades, kui ühel õhtul kõik religiooni oluliseks pidavad juudid või kombeid oluliseks pidavad juudid saavad kokku, loevad sedasama teksti, see on kõik jälle sama, seesama lugu ühendab neid, seda rahvast, neid inimesi, kes on maailma eri paikades. Ehk siis, ühelt poolt on see kogemuse seletamine, ühine kogemus, läbi selle, et seda kuuldakse, siis on alati loos osalejad ka tunnistajad. Tere! Ehk lihtsalt seesama, et lugemine üksinda on midagi muud kui koos lugemine. Et judaismis on just nimelt see ettelugemise traditsioon, eks ole, et ka piiblis on need kirjakohad, kus öeldakse, et ja ta luges seda ette ja andis seletust, nii et kõik aru said. Ehk lugemine on alati ajal, kui meil ei olnud veel raamatuid sellisel kujul nagu täna, kui nad olid kallid, trükisõna ei olnud, eks ole, siis ka neid väheseid tekste, mis olid kirja pandud, loeti koos ette valju häälega. Ja siiamaani juudid loevad toorat, eks ole, igal nädalal sünagoogis ette. Ehk see on hoopis teistmoodi ka lugemine, kui see lugemine, mida sa teed üksinda võib-olla kodus olles. Koos lugemine, kogukondlikkus ja sellega kaasnev arutelu. Ja selle käigus nende kirja pandud tekstide kõrvale tekib kogu aeg mingi suuline lugu, ehk igal tekstil on mitu lugu, igal lool on mitu lugu. Et juba Talmudi traktaat Isad ütleb, et Mooses sai Toora Siinail, andis edasi Joosuale, Joosua vanematele ja järjest see tekst antakse, see lugu antakse põlvest põlve edasi ja see ongi norm. See, et lugusid tuleb rääkida, lugudest ei saa vaikida ja mõned lood räägivad ennast ise. Ehk meil on siin ühelt poolt religiooni kontekstis on elav sõna, Jumala ilmutus, siis see pannakse kirja, sellest saab kirjasõna ja omakorda siis on inimesed, kes muudavad selle uuesti elavaks. Läbi selle, et nad seda loevad, et nad kuulevad ja nad selle üle arutlevad. Ehk siis Gershom Scholem, juudi müstika uurija, üks kõige kuulsamaid ja tuntumaid ja palju panustanud, on oma artiklis või mille aluseks on siis loeng ilmutuse ja traditsiooni vahekorrast judaismis väga kenasti rääkinud seda, kui oluline on alati judaismis olnud korraga nii suuline sõna kui kirjasõna. Ehk lugu just nimelt selle mõlemal moel, lugu, mida loetakse ja lugu, mida jutustatakse. Ehk üksnes läbi sellise selgituse või seletamise saab kuidagi edasi jõuda või üks lugu siis hakkab lahti rulluma selle käigus. Ehk siis just nimelt on juudi traditsioonis selline võime kanda alati vastuolusid ja pingeid. Et ühelt poolt see lugu, mis on üks ja ainus, mida üritatakse säilitada, edasi anda, eks ole, muutumatul kujul, aga samal ajal see, mida on vaja luua, kogu aeg sinna seda uut tähendust sisse luua, et see sõna või lugu oleks igas ajahetkes sama mõjus, nagu ta oli selle esimesel hetkel, eks ole. Et selline, kui Mehi Seinsaarel on selline tore luulekogu nagu pingeväljade aednik, kui ma ei eksi, siis võib-olla võiks öelda, et juudi traditsioonis Jumal on see aednik, aga tema rahvas ja tema järgijad on siis need taimed, kes seal pingeväljadel kasvavad ja edukalt kasvavad ja ellu jäävad. Ehk see võib-olla on ka midagi, mis juute ja judaismi iseloomustab, et ta on ise lugude keskne nähtus, aga selle najal ka meieni jõuavad või me näeme, me hakkame rääkima lugusid, ütleme, et kõige olulisem lugu, mille juudid meil on andnud, on piiblilugu või piiblilood. Aga seal kõrval ka näiteks seesama lugu holokaustist, mis nõuab võib-olla
läänemaailmalt sellist peeglisse vaatamist, jah. Või siis lugu ellujäämisest just nimelt, et kuidas nendel igikestvatel pingeväljadel, nii religiooni-sisestel kui ka nendel pingeväljadel, kuhu selle religiooni ja rahvuse esindajad satuvad, kas siis enda tahtel või sunniviisiliselt, et see on mingi ellujäämise lugu, millest võib-olla meil kõigil on midagi õppida. Aga tänase loengu pealkirjas, kui ma mõtlesin, et 3,5, loomulikult isegi piiblilugusid on kordades rohkem kui 3,5, et ma mõtlesin võib-olla üldse seda väga laia teemat hakata niimoodi harutama läbi selliste tekstide, mis sisaldavad olulisi lugusid ja seda, mida me nendest lugude kohta õppida saame, et ma mõtlesin, et ma võtan fookusesse siis piiblilood ja nende tõlgendamise, siis natukene paar lugu Talmudist ja siis jõuame lugude juurde, mis kätkevad hassiidlikus maailmavaates. Et umbes te teate, kuhu ma jõuda tahan, ma loodan, et ma sinna jõuan ka. Kui me vaatame juudi kirjandust, religioosset kirjandust, siis sageli öeldakse, et osa sellest on halahistlik ehk religiooniseadust sisaldav. Normatiivne, võib-olla selline ratsionaalne, praktiline, üldistatav, aga seal kõrval on alati see pool, mida nimetatakse agadaks, seesama nimi, mida kannab paasapüha agada. Agada ehk see, mis ei ole normatiivne, mis on kogemuslik, mis on subjektiivne, mis on emotsionaalne, ehk see kõik, mis ongi lood, mille taustal hakkab see võib-olla religiooniseadus ka teistmoodi kõlama. Ja üks lugu ei ole teisest parem, et juudi traditsioonis lugu kasvab, täieneb, saab kihte juurde võib-olla, eks ole, muutub järjest mitmehäälsemaks, siis võib-olla natukene muutub jälle monotoonsemaks, siis jälle mitmehäälsemaks ja võib-olla on kõnekas seegi, et olulistel rabidel mõnikord juudi ajaloos on selline väga ilus tiitel, nimetatakse magid. Näiteks Meseritši magid või Dubno magid. Magid tuleb sellest samast sõnast hagada, ütlema, jutustaja. Inimene, kes annab oma õpetust edasi just läbi lugude ja eelkõige läbi mõistulugude. Ehk üks olulisemaid lugude tüüpe või viise, kuidas lugusid jutustada piiblis, on just nimelt võrdum või mõistujutt. Ja, selline lugu, kus tuleb kaasa mõelda, et aru saada, mida sellega öelda tahetakse. Loomulikult on meil loomislood, esiisade lood, veeuputuse lugu Uuest Testamendist, eks ole, varsti räägitakse Jeesus lapse sündimise lugu ja nii edasi, aga need on võib-olla sellised suuremad üksused, aga just need väikesed mashallid ehk näitelood, mõistulood. Ja võib-olla ongi juba selline aeg üks selline sisse tuua, et tuua näiteid, sest nagu te näete, slaide ma täna ei kasuta tema klassikalises mõttes ja see nõuab teilt kui kuulajatelt rohkem tähelepanu. Aga mind lohutab see, et ma tean, et mõned inimesed mitte ei vaata neid Vaba Akadeemia loenguid, vaid kuulavad näiteks autoroolis olles või kasutavad seda ka lihtsalt just nimelt kuulates, mis on väga juudi traditsioonile võib-olla väga omane. Ehk ma ei tea, kui paljud teist teavad lugu kuningas Taavetist ja Patsebast. Võib-olla mõned teavad, mõned mitte. Kuningas Taavet on väga oluline kuningas ja tema lähikonnas oli selline abielupaar Uuria ja tema naine Patseba ja Taavetile hakkas Patseba meeldima, eks ole. Ja Uuria oli sõjamees ja Taavet saatis Uuria lahingusse ja samal ajal veetis aega Patsebaga, kes jäi rasedaks. Uuria tuleb sõjast tagasi ja Taavet saadab ta uuesti sõtta nüüd, aga konkreetselt öeldes oma alluvatele, et Uuria peab olema seal esirinnas, rindajoone eesotsas. Ja loomulikult Uuria saab hukka, mille peale siis Patseba läheb lossi Taaveti paleesse, temast saab Taaveti naine ja ta sünnitab Taavetile lapse. Lugu, mis võib-olla ei ole väga vaga ja Jumalale ei ole see meelepärane, mida Jumal teeb, võtab mehe nimega Naatan ja saadab ta Taavetile õpetust andma. Aga Naatan ei saa ju minna kuninga juurde ja öelda talle otse, et kuningas sa eksisid. Tõenäoliselt kuningas teda ei kuulaks, vaid Naatan küsib Taavetilt nõu, et Taavet ja kuningas, selline lugu, vaene ja rikas mees. Rikkal on väga palju erinevaid loomi, üldse väga jõukas
ja seal samas on vaene mees, kellel on ainult üks sutetalleke kodus. Raske raha eest ostetud, väga-väga kallis, sööb samast taldrikust, millest peremees, joob samast kausist, millest peremees, magab kõikidega ühes, on talle nagu tütre eest. See väga-väga kallis. Ja siis tuleb külaline rikka mehe juurde, rikas mees ei raatsi oma karjast võtta looma, et külalisele õhtusööki valmistada, vaid tapab selle vaese mehe utekese. Selline lugu. Taavet vihastab, ütleb, selline mees on surma väärt, 4-kordselt peab tema surema ja on väga vihane, et see mees on surmalaps, mille peale Naatan vastab, see mees oled sina. Ja? Ehk see, mis seal on siis nimšal, et meil on õpetuslugu, aga sinna lõppu tuuakse ka siis vastus või see võti, eks ole, et mõnikord ei pruugita seda tuua, ei pruugita alati võrdumit seletada, mõnikord seletatakse, nagu siin seletati. Ja see on selline, ütleme, ilus näide lihtsalt sellest, et kuidas asjad koos käivad või mitte, et on üks teine lugu ka, tuleb tõe ja lugudega meelde. Et kuidas judaism võib-olla, kuidas tõde on pigem lugu kui süsteem, et see on see lugu väga koledast vanast naisest, hirm kole, ma ei hakka teile kirjeldama, kui kole ta on ja vaene ja räbalates ja käib linnast linna ja keegi teda ei taha tuppa lasta ja süüa talle ei anta ja üldse ei võõrustata ja aetakse minema, keegi teda näha ei taha ja siis ta jõuab kõrbelinna välja, mõeldes, et seal on inimesed ikka ehk vastutulelikumad. Ei. Ja siis ta jääb sinna linna väravasse istuma, ütleb, et ei saa, et täiesti lootusetu. Samal ajal tuleb linna imeilus noor mees, kõik võtavad vastu, kostitavad, valavate kingitustega üle. Ja kui noormees tahab järgmisesse linna minna, siis värava juures istub korraks maha, et oma siis kingitused kokku pakkida. Ja vana naine ei pea enam vastu, ütleb, et kuidas saab olla, miks, et kas oled prints, kas oled keegi aulik inimene, et kõik sind kummardavad, sulle kingitusi teevad ja noormees ütleb, et ei ole, aga midagi on, et miks sa oled nii eriline, et kes sa selline oled? Ja noormees ütleb, et ma olen lugu. Ja küsib, aga kes sina oled, vana naine? Vana naine ütleb, mina olen tõde. Ja noormees teeb ettepaneku, et aga lähme edasi koos, et naine ütleb, ma ei saa ju, nad ei lase mind sisse ja noormees ütleb, et aga tule mu mantlivarju, et kui me kuskile läheme, et siis ma jagan kõike, mis mulle antakse sinuga, aga sina varja ennast minu kuue alla. Ja nii nad siis käisid koos linnast linna ja mõlemal oli hea olla. Selline muinaslugu justkui, eks ole, aga samas väga kõnekas selle kohta tõe ja lugude vahekorrast, et igas muinasjutus võib-olla on midagi, mis meid kõnetab ja mingi tõeteere sees. Ja sageli, et seda leida, seda tõde või seda lisaväärtust, mis lugudes on ja ka piiblilugudes või seda aru saada, mis asi piibel on, me vajame suuliseid lugusid piibli kohta. Ehk see, mis on juudi traditsioonis midrash, kirjandusžanr või siis ka meetod midrash ehk juudi piibli kommentaarid, juudi piibli seletused. Sest et kui te loete piibli lugusid, nad on üsna ökonoomsed. Seal ei räägita inimeste siseheitlustest väga, vaid et keegi tegi, siis tegi seda, väga tegevuste kesksed. Ja? Aga selline tunded võib-olla on tagaplaanil ja lüngad on tegevustest, me ei saa päris täpselt aru, et miks ta nii teeb või aga kuidas ta nüüd juba sinna jõudis. Ja see kõik tuleb siis täita suusõnaliste muljetega sellest, mis asi midagi on. Ja judaismis täidab ühte sellist funktsiooni midrash. On midrashe, mille fookus on religiooniseadusel, aga mina räägin nendest, millel fookus on lugudel just nimelt. Et rääkida lugusid ja kui me ütleme, et juudi traditsioonis arvatakse nii ja naa ja samas piiblis ei ole sellest sõnagi, siis sageli on just see edasine kirjandus, see, kust me neid teadmisi saame, seda, kuidas me tähendust loome. Ja tarash, kus see sõna tuleb, on õppima, uurima, seletama. Ja siis küsimus ongi, et mida seletama ja kellele seletama ja mille kohta seletust andma. No näide sellest, et miks ma ütlesin, et midrashid võib-olla osutavad ka omakorda sellele loole, mis on piibel ise. Et see piibli kommentaar, mis puudutab kohe piibli algust, seda, kui alguses lõi Jumal, taeva ja maa, siis esimese asjana seda kommenteerinud rabid ütlevad, et kõige asjana tuleb öelda, et on Jumal olemas ja ta teeb imesid, ennem kui me lähme üldse küsimuste juurde. Aga selle ühe väikese lause alusel nad hakkavad küsima asju nagu näiteks, millal loodi inglid,
ja me saame teada, et on rabisid, kes arvavad, et need loodi teisel loomispäeval, sest kirjutatud on, sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed oma käskjalgadeks tuuled ja see on see, kus on see tuul liigub, eks ole, vete kohal, ehk inglid kui mingid tuules liikuvad olendid, siis teine rabi ütleb, ei 5. päeval loodi need inglid, siis kui kõik tiivulised olendid ja kolmas ütleb, me kõik nõustume, me ei tea, kas 2. või 5., aga me oleme kõik nõus, kindlasti 1. päeval ei loodud. Sest siis tekiks kohe küsimus, et kui 1. päeval loodi inglid, et inglid aitasid Jumalal maailma luua, aga Jumal on üks ja ainus ja lõi selle üksinda, eks ole. Ehk seda laadi arutelusid. Või siis ennem kui üldse minnakse selle teksti enda juurde, tuleb küsimus, 6 asja eelnesid maailma loomisele ja mis need olid. Või siis, miks on maailm loodud tähega Peet? Ehk mida need küsimused ja need väikesed lood selle taustal meil ütlevad, on see, et see on arusaam, et tooras või selles kirja pandud õpetuses ja sellega kaasnenud suulises õpetuses on kõik olemas. Me lihtsalt peame oskama sealt seda välja tuua, eks ole, me peame oskama küsida, aga eeldus on see või see lugu, mida midrashid räägivad piiblist, on see, et seal on kõik olemas. Tuleb vaid osata süveneda, tuleb vaid osata küsida, sest nii nagu see tsitaat piiblist, mis ma ütlesin, et tuleb küsida, et isa jutustaks, jah? Et ei ole ainult, et saad kuulata, vaid sa pead ka küsima. Ja igas loos on mitu tasandit, need, mida me võib-olla niisama ei näekski, kui me piiblit loeme, seal samas esimeses Moosese raamatus on inimese loomisest, eks ole, lugu, kus Jumal ütleb, tehkem inimene. Ja loomulikult juudi õpetlased küsisid, aga mis see tähendab? Tehkem, kes see meie on? Tehkem, ja? Jumal on ju üks ja ainuline. On rabi, kes ütleb, et Jumal pidas nõu taeva ja maaga ehk oma kätetööga. Ja? Aga see ei ole väga populaarne arvamus. On rabi Ami, kes ütleb, et Jumal pidas oma südamega nõu, sest muidu on niimoodi, et nagu kuningas, kes ehitab lossi ja kasutab selleks arhitekti abi, aga talle ei meeldi see töö, et kelle peale ta peaks siis vihane olema, et arhitekt on Jumal ise, süda ise, eks ole, et ta peab iseendaga nõu. Või siis on rabi, kes ütleb, et ei, et Jumal teadis, miks ta ütleb meie, sest ta räägib oma nii-öelda omadustega, et mina ja mu armulisus, minu halastus, sest Jumal teadis, et kui ta teeb Aadama, siis Aadamast sünnib nii kurja inimesi kui häid inimesi. Ja siis ta mõtles, et kui ma nüüd jätan inimese loomata, eks ole, selleks, et kurja ei sünniks, siis ei sünni ka häid inimesi. Aga häid inimesi oleks hädasti vaja maailma, eks ole. Ja selleks ta siis natukene ohjas enda karmust, seda karmi poolt endas ja suurendas halastavat poolt. Ja selle arvelt siis lõi nii-öelda suurenenud halastusega ikkagi inimese, ja jättis need kurjad tähelepanuta, kes võiks ka tulla ja keskendus üksnes heale. Ehk need väikesed lisalood hakkavad meile rääkima, et tegelikult see üks sama väikene fraas ja tehkem räägib Jumala ainulisusest, et see ei tähenda, et Jumal oleks kellegiga väljapoolt pidanud nõu, et inimloomus on kahetine, et juba eos Jumal teadis, et inimesed on nii võib-olla kurjale teele minevad kui heale teele minevad ja ta oli valmis, eks ole, selleks, et inimest luua, ennast natuke koomale tõmbama või midagi mugandama. Et väga paljud olulised printsiibid võib-olla tulevad just kuskilt mujalt, läbi nende lugude, mis on hiljem kirja pandud. Ja jälle, kui nad on kirja pandud, siis nad kanduvad jälle põlvest põlve edasi, ka seal, kus võib-olla kõik ei mäleta seda lugu, aga kui tekstibaas on ühine, et siis saab sellega hakkama. Ja võib-olla üks kõige kõnekam lugu üldse piiblist ja kõige kommenteeritum lugu on lugu Iisaki ohverdamisest, Akeda. Ja? Kui vaadata seda Abrahami perspektiivist, siis see lugu on proovilepanek, see on test. Kui vaadata Iisaki seisukohad, siis see on ohverdus, sidumine, Akeda. Ja seesama Eli Wiesel, keda ma ennem mainisin, on öelnud, et see on küll väga hirmus ja kohutav lugu, aga samal ajal ka väga lohutav. Et see võtab kokku kõik selle, mis judaismis on, et kui judaism on nagu seiklus, mis koosneb erinevatest teemadest, kirgedest, kinnismõtetest, et siis selles Iisaki ohverdamise loos on need kõik olemas või sealt vähemalt välja loetavad ja sealt leiab need kõik. Kui me loeme seda piiblis, on see lugu väga napp, väga emotsioonitu. Jumal ütleb, Abraham võtab oma poja, läheb Mooria mäele, teeb altari, seab puud, seob Iisaki kinni ja peaaegu ohverdab, ta sirutab käe noaga välja ja siis tuleb ingel, kes teda peatab
ja Abraham näeb jäära lähedal, kes on jäänud põõsasse kinni ja ohverdab jäära siis Iisaki asemel. Tundub väga selline absurdne, väga julm, ebaeetiline Abraham, kes muidu on valmis, eks ole, teiste inimeste nimel Jumalaga vaidlema. Üks kõige kuulsamaid vaidlejaid piiblis, kes Jumalaga vaidleb, siin ei ütle mitte midagi, justkui nõustub. Ja siin on väga palju muid küsitavaid kohti, mistõttu see on ka midrashides ja talmudis väga olulisel kohal. Ja näiteks needsamad midrashid algavad juba sellest, et kogu see jutustus piiblis algab sõnadega ja nüüd pärast neid asju, ja, pärast neid sündmusi, pärast seda lugu. Heebrea keeles asi või sündmus on tavar, see võib olla ka sõna või lugu. Pärast milliseid sõnu, pärast mis sündmusi, mida siin on mõeldud, küsivad rabid. Ja siis me saame hoopis teistsugused asjad teada. Kõige suurem tuntum Midrash Bereshit Rabbah ütleb, et see on Abrahami sisekõne üldse, et ta oli ise mures, et näed, et ma nüüd siin tegin pidusöögi, pakkusin kõigile süüa, aga Jumalale tänuohvrit ei toonudki. Et ta on nagu mõelnud seda, et Jumal nõuab ka ohvrit, eks ole. Või siis, et inglid on need, kes agiteerivad, ütlevad Jumalale, et vaata, sina andsid 100-aastasele mehele poja. Ja? Tema teeb peo, aga sind meeles ei pea. Äkki peaks teda ikka järele katsuma. Ja siis seal samas tuleb kolmas seletus, et ei, et see sõnad või sündmused, mis seal taga oli, et see on Iisaki ja Išmaeli vaidlus. Et vennad, ja? Vanem Išmael ja noorem Iisak. Išmael ütleb, et tema on kõige armastatum, et isa armastab teda kõige rohkem. Ja Iisak küsib, miks? Ja Išmael ütleb, et aga näed, 13-aastaselt ma lasin ennast ümber lõigata, ma ei vaielnud, ma ei hakanud vastu. Mille peale Iisak ütleb, aga mind lõigati 8-päevaselt ümber, et ma võinuks ka keelduda või selles mõttes, et ma ei keelduks ka siis, kui mult lõigatakse ära üks jäse või midagi muud. Ja Jumal ütleb selle peale, et ma tean, et sa annaksid kas või oma elu minu eest, et kogu aeg see vaidlus. Seal samas teises midrashis öeldaksegi ongi, et ainult Ismael ja Iisak vaidlevad sama teema, et kes on tähtsam, kes on parem, kes on rohkem väärt. Išmaelil on sama argument, 13-aastaselt lõigati mind ümber, ma ei vaielnud, ma oleksin võinud keelduda, mille peale Iisak väga toredalt vastab, sa andsid ainult 3 tilka verd. Aga ma olen 37-aastane ja ma tean, et Jumal käsib mu isal mind ohverdada ja ma ei hakka vastu, ma olen selleks valmis. Ja? Et me saame ka siin teada vanuste kohta, me saame erinevaid asju teada ja Talmud selle asemel toob välja, et see, mis siin toimub ennem, mis sündmused, mis sõnad, ei ole ei Iisaki ega Išmaeliga seotud, vaid saatanaga. Sest saatan on see, kes tuleb ja ütleb Jumalale, et vaata, näed, Abraham tegi võõruspeo, aga sulle ei andnud tänuohvriks isegi tuvi mitte. Et kas ta ikka on nii vaga mees? Ja mille peale siis Jumal ütleb, et Abraham ei keelduks isegi oma pojast minu jaoks ja paneb siis Abrahami proovile. Et paralleelid kohe ka Hiobi looga, eks ole. Aga kõik sellised asjad, mida piibli tekstist endast me välja ei loe. Ja kui lugeda veel, tegelikult seal on palju rohkem selles midrashis selle kõige kohta, et kui öeldakse, võta oma poeg, aga Abraham küsib vastu, aga milline poeg? Mul on ju 2 poega. Jumal ütleb, aga see, keda sa armastad, aga kuidas ma saan, ma armastan mõlemat ja siis öeldakse alles nimepidi, et võta Iisak. Või siis seesama, et käib saatan, kes mõnes tekstis on Samaeli nimeline, käib siis Abrahamile kõrvas osistamas, et sa oled nii vana, et mis sa nüüd teed, et kas sa oled südametuks jäänud, et kuidas sa oma lapse ära tapad, siin tahttakse mõrvariks nimetama ja nii edasi. Ja Abraham ütleb, aga ei, et see on Jumala tahe. Siis ta läheb Iisaki juurde, hakkab sama juttu rääkima, et umbes, et kas sa tead, su isa kavatseb sind ohverdada ja tuleb välja, et mõlemad mehed teavad, mis juhtuma hakkavad ja on sellega nõus. Ja küsimus, miks nad nõus on, selgitus on see, et nad mõlemad teavad, et Jumal päästab, et see ei ole Jumala algne plaan, et ükskõik, mis juhtub, sest see jäär, kelle Abraham ohverdab Iisaki asemel, see on üks nendest asjadest, mis on loodud enne maailma loomist. Ja? Et see jäär oli juba algselt loodud, juba tegelikult oli ette teada, et see on üksnes katsetus, proovile panek, aga ka selle jääraga ei lähe väga hästi,
ja sellest jäärast tuleb siis see näiteks, miks juudid lepituspäeval jäärasarve puhuvad, jah? Et juba seal on öeldud, et see on seotud selle ohverdamise looga ja meeleparandusega. Ja seal tuleb ikkagi see vahele, et saatan üritab ka siin vahele mängida ja seda jäära eksitada ja siis ta jääbki põõsasse kinni ja siis kuidas see vaene loom siis selleks, et ikka Abraham teda märkaks, siis oma käe või jala välja sirutab ja Abrahami kuuehõlmast kinni haarab selleks, et Abraham näeks teda. Ehk see tulevad sellised hästi toredad detailid sisse, mida piiblis endas ei ole, aga see näitab inimeste vajadust selle järgi, et lood oleksid võimalikult kõnekad, võimalikult paljudele küsimustele vastavad ja nii edasi. Vot sellised lood olid hetkel Midrashi ja piibliga, et piiblilood tulevad kogu aeg edasi, aga lihtsalt ma mõtlesin, kuna minu eesmärk oli teile tuua erinevaid näiteid erinevat laadi lugudest või loogikatest, siis teine suur Midrashidest võib-olla veel suurem kogumik ja piibliga võrreldes veel suurem kogumik on Talmudid, ja? Talmudi lood. Et neid kipuvad teadma isegi mittejuudid või inimesed, kes kunagi ei ole Talmudit lugenud, aga oskavad väita alati, aga Talmudis on niimoodi kirjas. Ja Talmudis on tõepoolest väga palju asju kirjas, sest see on mitmekümnest raamatust koosnev kogumik. Aga Talmudi lood on natuke võib-olla teistsuguse loogikaga, seal leidub küll ka selliseid seletamatuid lugusid teemonitest ja maagiast, aga ka väga konkreetseid lugusid käitumisest, et kuidas on õige käituda ja nii edasi. Aga kõige kuulsam Talmudi lugu võib-olla paljude jaoks on lugu Ahnai ahjust, mis jällegi võtab hästi edasi seda, mis asi on traditsioon, mis asi on tõlgendamine, mis asi on autoriteet ja kuhu jääb siis Jumal selles kõiges. Oli rabi Eliezer kes arvas ühe ahju kohta, et lihtsalt, et kas seda tohib kasutada või mitte, eks ole. Küsimus oli, et kas see ahi on lubatud kasutamiseks või mitte rituaalse puhtuse mõttes. Rabi Eliezer ütles üht ja kõik teised tema võib-olla siis seal yeshivas või siis akadeemias ütlesid teisiti. Eliezer oli kindel, et tal on õigus, et religiooniseaduse järgi tal on õigus ja ta tahtis seda tõestada, ütles, et jaanikauna puu tõestagu, mille peale siis puu liikus 100 küünart oma koha pealt edasi. Kaaslased ütlesid, see ei tõesta mitte midagi. Mille peale rabi Eliezer ütles, veekanal tõestagu ja vesi hakkas teistpidi voolama kanalis. Sõbrad ütlevad, see veekanal ei tõesta mitte midagi. Rabi Eliezer ütleb hästi, siis selle õppehoone seinad tõestagu seda ja seinad hakkavad vappuma, tahavad kokku variseda, mille peale sekkub siis rabi Jehoshua ja ütleb, kui õpetlased omavahel vaidlevad, siis mis see teisse puutub? Noomib seinu, seinad jäävad seisma, aga sellest ajast saatik on selle õppehoone seinad viltused. Selline väike vahepala, aga jällegi see kaaslasi ei mõjuta see lugu üldse. Mis peale Eliezer ütleb, et hästi, kui halaha ehk religiooniseadus on minu poolt, siis tõestagu seda taevas. Ja taevast kostub hääl, mis ütleb, mis teil on rabi Eliezeri vastu. Religiooniseadus on nagu tema. Siis tõuseb rabi Jehoshua püsti, ütleb, see ei ole taevas. Mis tähendab, see ei ole taevas? Aga sa oled ise kirjutanud. Toora on juba Siinai mäel antud, ta ei ole enam taevas. Toora on meie juures maa peal, ta on antud, eks ole. Ja me ei võta arvesse taevast häält, sest Siinai mäel on öeldud järgne enamusele. Punkt. Ja siis lõpu vahepala rabi Naatan kohtab prohvet Eeliat ja küsib, no ja mida Jumal kõigest sellest arvas, kui ta seda kuulis. Mille peale Eelia ütleb, Jumal muigas ja ütles, mu lapsed on mind võitnud, mu lapsed on mind võitnud. Ja selline lugu siis autoriteedist, tõlgendamisest, kelle poolt midagi on, kuidas midagi tõestada. Tekitab kindlasti erinevaid küsimusi, assotsiatsioone, aga seda peetakse siis selliseks üheks keskseks näiteks, mida sageli erinevates teostes ära tuuakse. Võiks mõelda, et kus siin loogika on, kas siin on loogika, on see sama loogika, et rabi juurde tulevad 2 meest, vastandlike hoiakutega, rabi ütleb ühele, sul on õigus, teine ütleb, aga kuidas, mul on ju ka õigus, rabi ütleb, sul on ka õigus ja siis tuleb, eks ole, rabi naine, kes on seda teisest toast pealt kuulnud, pärast rabi juurde ütleb, aga ei saa ju 2 mehel korraga õigus olla, mille peale rabi ütleb, ka sul on õigus, täpselt. Ehk, et see on seesama pingeväli, mis lubabki seda, et korraga on eri arvamused, pealtnäha vastandlikud ja kuskil jooksevad need otsad kokku, aga kus täpselt, see on juba tõlgendamise küsimus.
ehk palju hilisem lugu rabi Joosef Teluškini raamatust juudi huumorist. Et kaasajal üks noor mees, väga intelligentne, õppinud ülikoolis loogikat ja filosoofiat tõenäoliselt, tuleb rabi juurde, ütleb, et ma tahaksin nüüd Talmudiga ka tegeleda. Ja rabi ütleb, no et tore, aga kas sa araamia keelt oskad? Ei oska. Kas sa heebrea keelt oskad? Ei oska. Aga ma oskan loogikat, ma olen õppinud. Et testi mind ja siis sa näed, et kui ma su küsimustele oskan vastata, et siis sa võiksid mulle õpetada. Mille peale rabi siis ütleb hästi. Tõstab 2 näppu püsti, ütleb 2 meest tulevad korstnast alla, üks tuleb välja puhta näoga, teine musta näoga. Küsimus, kes peseb oma nägu? Kumb neist peseb oma nägu? Noormees ütleb, see, kellel on must. Kes must on? Rabi ütleb, vale. See, kellel on puhas nägu. Sest see, kellel on puhas nägu, näeb teist enda vastas, vaatab, et ta on must, arvab, et ta on ka must ja läheb pesema, eks ole. Järelikult läheb tema pesema. Hästi, esita veel üks küsimus. Rabi tõstab 2 sõrme püsti, ütleb, 2 meest tulevad korstnast alla. Üks on musta näoga, teine puhta näoga. Kumb peseb oma nägu? No noormees ütleb, no järelikult see, kellel on puhas nägu, nagu te ütlesite. Rabi ütleb, vale. Mõlemad pesevad oma nägu. Sest et must mees vaatab puhta näoga meest, arvab, et ta nägu on puhas. Puhta näoga mees vaatab musta näoga meest, vaatab, et ma peaks nägu pesema ja kui musta näoga mees näeb, et puhta näoga mees peseb oma nägu, siis ühesõnaga mõlemad pesevad oma nägusid, et olla kindel, et kõik on puhas. Ja 3. korda küsib rabi sama küsimuse, mille peale noormees siis vastab, mõlemad pesevad oma nägu, nii nagu sa seletasid, mille peale rabi ütleb, vale, kumbki ei pese oma nägu, sest et jällegi musta näoga mees näeb puhta näoga meest, arvab, et mu nägu on puhas, puhta näoga mees näeb musta näoga meest, arvab, et ta nägu on must, aga näeb, et see musta näoga mees ei lähegi nägu pesema, miks peaksin siis mina minema pesema ja kumbki ei lähe nägu pesema. Noormees on juba väga ärritunud ja okei, hästi viimane katse, küsi mult veel ja mis te arvate, mis küsimuse rabi küsib, täpselt sama küsimuse, et kes siis tuleb, kes läheb nägu pesema sellisel juhul. Ja siis noormees vastab, no mitte keegi, kumbki ei lähe, et sa ju seletasid. Mille peale rabi ütleb, vale. Et üldse, et kuidas üldse võimalik, et 2 meest korstnast tulevad välja, ühel on nägu puhas ja teisel on must. See on närriškaid, ei saa olla sellist asja, et mõtle loogiliselt mees. Ja see võtab hästi kokku võib-olla ka siis Talmudi loogika. Ja rohkem ma teile Talmudist ei räägi täna, aga Talmudi lugudest võib rääkida pikemalt mõni teine kord. Aga üks lugu, mille ma tõesti tahtsin rääkida teile, on seotud juudi traditsioonis selle vooluga, millega kõige rohkem lugusid üldse seostatakse. Hassiididega. Ja? Meil on rabi Nahmani lood ja kui rabi Naeris, ka eesti keeles on neid ilmunud. Ja tundub, et just sageli need Ida-Euroopast tulnud hassiidide lood on andnud inspiratsiooni väga paljudele juudi kirjanikele, eks ole, või et seal on mingid sarnasused. Hassidism on siis 18. sajandi alguses siin tänase Ukraina aladel tekkinud, võiks öelda, uuendusliikumine judaismi sees, et ta on religiooniseaduse mõttes on ta ikka sama range, täiesti traditsiooniline, aga mis see uus on just see tõlgenduse viis, et mis on oluline. Ja oluline ei ole mitte mida, vaid kuidas. Et hassiidid õpetuses on palju rohkem juudi müstika või kabala mõjutusi, seal on hästi oluline isiklik vagadus, Jumala teenimine rõõmuga ja kõik muu selline. Ja esimesena hassiidide lugusid hakkas koguma ja üldse vahendama mitte juutide jaoks Martin Buber, eks ole, kes puutus oma vanaisa kaudu ise hassiididega kokku, sattus sellest vaimustusse ja selle asemel, et sõna-sõnalt neid lugusid tõlkida jiidiši või heebrea keelest vastavalt, mis keeles nad kirja olid pandud, sageli jiidishis, vaid siis ta jutustas need ümber. Ja on päris palju kogumikke, kus Martin Buber siis neid lugusid edasi jutustab. Ja Buber kogujana ja pedagoogina leidiski, et hassidismi kese ongi lugudes, mitte jutlustes või teoorias või traktaatides, vaid elu peegeldub lugudes. Ja just lugude kaudu me saame teada midagi sügavamat. Et hassidism ei ole õpetus, vaid hassidism on elu, mis kulgeb õpetusi mööda. Teine inimene, kes hassidismist on väga palju kirjutanud, või üks esimesi oli Gershom Scholem,
ja Buber ja Scholemi arusaamad, mis asi on hassidismi olemus, olid vastandlikud väga. Sest Scholem religiooniloolasena, ajaloolasena, müstika uurijana ütles, et just selleks, et mõista hassiidide lugusid, me peame kõigepealt mõistma neid jutlusi või seda õpetuslikku poolt ja ainult siis saame me midagi aru. Kuigi ta alguses natuke oli Buberist mõjutatud selles mõttes, et võtab mingeid lugusid üle, aga lihtsalt see suur vastuolu ka selle tõlgendamisel, mis hassidism on. Ja siis võib-olla on hea vaadata, mida hassiidid ise ütlevad, kui vaadata neid teadlasi väljapoolt. Näiteks väidetavalt on üks hassiid öelnud, et ta ei läinud Magidi, selle olulise õpetaja juurde, mitte selleks, et toorat õppida, vaid vaadata, kuidas ta saapa paelu seob. Seesama, et mis on oluline. Ja hassidismi rajaja Israel Ben Eliezer, kes siis sündis kuskil seal umbes aastal 1700, paar aastat võib-olla varem ja suri umbes 1760, ehk lühidalt Baal Shem Tov ehk hea nime isand ehk Pesht. Tema jaoks lugu oligi Jumala teenimise vorm. See oli püha tegu, oli lugusid jutustada, lugusid rääkida, lool oli väärtus iseeneses ja ta on samaväärne nagu toora õppimine või palvetamine, kuni sinnamaani välja, et lugude jutustamise kaudu on võimalik ka midagi korda saata, reaalsust mõjutada, et rääkides imeloo võib ka imesid korda saata, et sul ei olegi midagi muud vaja, et see läheb sinnamaani välja. Lisaks hassidism toob kaasa terve roo selliseid kangelaslugusid, kus meil on nüüd üks õpetaja või rabi või keegi peategelane, eks ole. Seal on palju imelugusid, lugusid tervendamisest, elu päästmisest, pühakulugusid, kus need olulised rabid, näiteks ka Pesht, kes ise midagi kirja ei pannud, siis tema elust on väga palju imelisi lugusid kirja pandud. Või lunastusega seotud lugusid, voorustest rääkivaid, pühadusest, peaaegu kõik eluteemad on hassiidide lugudes olemas, et see just lugude rääkimine, lugude jutustamine on selline viis, mille kaudu antakse edasi neid asju, mida võib-olla mingil muul moel edasi anda ei saagi. Ja on üks lugu, mida peetakse võib-olla siis, nagu ma ütlesin, lugude looks, et kui meil on piiblis on laulude laul, siis hassidismis on meil lugude lugu, tagantjärele öelduna. Aga üks lugu, mille pani esimest korda kirja Reuben Zakk aastal 1906. Esimest korda ilmus ühes väikses raamatukeses Knesset Israel ehk Iisraeli kogudus, kus ta kajastas erinevaid rabisid ja ka tema enda õpetaja isa oli siis üks kuulus rabi, Rižini või Ružini rabi, Israel Friedman. Ja see lugu, mille ta kirja pani, on järgmine, ma üritan selle siis ette kanda. Sellises viisis, nagu Reuben Zakk seda kirjeldas. Meie püha õpetaja, rabi Iisrael Ružinist, jutustas loo Baal Shem Tovist, õnnistatud olgu tema mälestus. Et oli kord üks ränk ja eluohtlik olukord, mis puudutas üht kindlat ainukest poega, väga head noorukit ja nii edasi. Ja Baal Shem Tov andis käsu valmistada vaha küünal, ning ta rändas metsa, kinnitas küünla puu külge ja tegi mitmesuguseid muid toiminguid ja sooritas ihudime. Need on sellised Jumala nime müstilised ühendamised ja kabalistlikud võtted ja nii edasi. Ja ta tõi Jumala õnnistatud olgu tema abil pääste. Ja hiljem leidis samasugune sündmus aset meie rabi vanavanaisa püha Magidi, see on siis rabi Tov Beer, Mesritši Magid, tema ajal, ja tema tegi samuti, nagu eespool oli kirjeldatud, aga ta ütles, et neid ihudiime ja kavanoote ehk neid müstilisi kabalistlikke võtteid, mida Baal Shem Tov tegi, mina ei tunne neid. Kuid ma toimin sama kavatsuse alusel nagu Pesht, et ma aiman võib-olla, mida ta soovis. Ja ka see võeti vastu. Ja siis veel kord juhtus sarnane lugu, natuke hiljem püha rabi Moshe Leibiga Sassovistist. Õnnistatud olgu tema mälestus. Aga rabi Moshe Leib ütles, et ma ei suuda isegi seda teha. Ma räägin üksnes loo ja edasi on juba Jumala õnnistatud olgu tema asi aidata. Ja nii see ka oli, Jumala abiga see toimus. Ehk igas põlves mingi oskus läks kaduma, eks ole. Oli algne, selline, kus olid olemas erinevad teurgilised võtted või sellised müstilised või maagilised võtted, mida Pesht tegi selleks, et seda
tervendamist sooritada, järgmises põlvkonnas jäi üle ainult võib-olla palvetada samade sõnadega, aga teadmata neid tegelikke tehnikaid ja kolmandana siis isegi ei teatud enam mitte midagi, ka neid sõnu või kavatsust mitte ja jäi üle ainult jutustada see lugu ja see lool oli samasugune toime. Ehk nüüd võiks mõelda, et kas see lugu räägib allakäigust, et müstika ja kapala allakäigust, et kaob ära see oskus Jumala nimega toimetada või räägib see lugude olulisuse tõusust, et ka lugu võib asendada neid asju, mida varem tehti siis erinevate müstiliste võtetega. Et mine sa võta kinni. Sama lugu 20 aastat hiljem, aastal 1927, saksakeelsena leiame Martin Buberi raamatust Hasidische Bücher. Ja seal on see lugu juba natukene muundunud. Ja see on juba lugu individuaalsest religioossest kogemusest. Ja see lugu algab umbes niimoodi, et kord, kui Püha Pest tahtis päästa ühe haige poisi elu, kellesse ta oli väga tugevalt kiindunud, käskis ta valmistada vahaküünla ja viis selle metsa ja kinnitas puu külge ja süütas ja seejärel lausus pika palve, küünal põles kogu öö ja hommiku saabudes oli poiss terve. Kui mu vanaisa suur magiid, kes oli Baal Shem Tovi õpilane, soovis samasugust asja korda saata ehk tervendamist, ei teadnud ta enam nende sõnade salajast tähendust, vaid kutsus lihtsalt appi oma õpetaja nime ja see toimis. Ja kui rabi Moshe Leib, suure magiidi õpilane tahtis samasugust tervendamist korda saata, ütles ta, ma ei suuda sedagi teha, mida kunagi tehti, aga ma jutustan loo sellest, kuidas seda tehti ja Jumal aitab. Ja ka tema pingutused kandsid vilja. Ehk sisuliselt seesama lugu, aga väikesed detailid, rõhuasetused, et enam ei ole, eks ole, neid ihutiime, kavanoote, kõiki neid veidraid kummalisi mõisted, mis osutavad sellistele kabalistlikele võtetele, vaid on pikk palve. Küünal on endiselt alles ja üldse juudi võib-olla müstikas tegelikult ei ole sellised, ei ole olda päris kindel, miks see küünal siin nii konkreetselt oluline on. Mets on alles, eks ole, ja poiss ei ole lihtsalt üks keegi oluline, kellegi jaoks ainus laps, vaid keegi, kellesse Pest ise on väga kiindunud, kes talle on väga oluline, eks ole, tekib selline isiklik side, isiklik soov ja õpetaja nii-öelda mõjuga siis tulevastele põlvedele. Kõige kuulsamaks selle loo versiooniks on 60. aastal ilmunud versioon, mille autor on Nobeli kirjanduspreemia laureaat Shmuel Yosef Agnon, kes avaldas selle ajalehes Haaretz, toona heebrea keeles, Pesti 200. surma-aastapäeval. Ja tema versioonis see lugu on juba palju pikem, ma ei hakka seda täpselt sellisel moel enam ette kandma, sest võib-olla on teie tähelepanu juba hajunud, näed, keel teeb trikke. Aga tema siis osutab, et seda lugu ei rääkinud mitte rabi Iisrael Rõžinist, vaid et see juhtus Iisraeli päevil, eks ole. Ja sarnane olukord, ühel inimesel oli ainus poeg, kes oli hea ja temaga juhtus, mis temaga juhtus, eks ole. Ja tuldi siis tsadiki juurde ja Baal Shem Tov siis samamoodi käskis teha vahaküünla ja võttis selle ja läks metsa ja süütas selle küünla ja valmistas lõkke. Üks lisadetail. Tuleb mängu ka lõke. Ja tegi seal veel mingeid toiminguid ja Jumala abiga tõi pääste sellele noorele inimesele. Siis järgmises põlves Püha Magiid teeb kõik need samad asjad, aga lõket ei tee. Ja ütleb, et ma ei tea neid kõiki neid ihudiime kavanoote, mida mu õpetaja tegi, aga ma umbes teen sama meelsusega seda. Ja järgmine põlv läheb see järjest, et ma ei saa enam ka teha, et ma seisan küll samas kohas, samas metsas, sama puu juures, aga ma ei tea enam, mida ma tegema või ütlema pean. Mistõttu ma lihtsalt räägin Jumalale selle loo ja siis küll Jumal aitab ja aitaski. Ja rabi Rõžini tsadik ütleb siis lõpus, et võtab selle kõik kokku öeldes, et tõepoolest, et meie ei suuda isegi enam sinna metsa minna, me ei tea isegi, kus see puu enam on, kõik, mis me suudame teha, on jutustada seda lugu, eks ole. Aga oluline on, et just nimelt, et siin on tulnud juurde see lõkke teema, et enam ei ole väga palju seda kabalistlikku poolt, aga see, mida Agnon heebrea keeles siin kasutab,
on verb arah ja seda me kohtame piiblis 3. Moosese raamatus hästi palju seal, kus on juttu põletusohvritest. Ehk see on see, kuidas sa puid laod altari peale, eks ole, see on see arah. Ehk ta siis tegi lõkke või siis valmistas lõkke, on see mõte. Ja ühtlasi meil on siin juttu, et see on eluohtlik olukord, et on ainukene poeg kellelgi, see jahid heebrea keeles ja see on täpselt seesama sõna, mida kasutatakse Iisaki ohverdamise loos, et võta oma ainus poeg, ütleb Jumal. Ja? Ehk juba Agnooni jutustuses hakkab siia sisse tulema templi ohvri teema ja väga konkreetselt Iisaki ohverdamise teema ja pääste küsimus, et Jumala abiga tuleb pääste. Ehk loo jutustamine on see, mis tagab sulle pääste, eks ole. Ehk selle edasi andmine. Ja selle loo nimetuseks Agnoon panebki lugu lunastusest või lugu pääsemisest, Sipur Shel Yeshua. Et küsimus, mis toob selle pääste? Kas loo jutustamine? Aga selle looga on imelik lugu. Et umbes 10 päeva pärast ilmus uuesti Haaretsis, aga täiendusega. Agnoon oli sinna lisanud ühe loo Midrashist, kus on juttu 4 erinevast kuningast, kellest esimene on kuningas Taavet ise, kes allutab ise oma vaenlased, Jumala abiga on võidukas, järgmine kuningas Aasa teab, et ta tegelikult ise enam oma vaenlasest jagu ei saa, aga Jumala abiga ikkagi kuidagi saab. 3. kuningas Jehošefat teab, et ta isegi hakka üritama, ta lihtsalt laulab Jumala ülistuseks, et see teda aitaks ja Jumal siis toimetab vaenlastega ja 4. kuningas Hesekia isegi laulda ei oska, aga ometi Jumala abiga siis ta vaenlased hävitab, eks ole. Ehk selle loo fookus on usul, et usk aitab, et usu Jumalasse ja see aitab, eks ole. Ja Agnoon annab jälle selle Agnoonile hästi tüüpiline pinge samamoodi, et hästi raske on leida temalt sellist ühest, et mida ta siis öelda tahab. Et kui see lugu oleks ilma nende kuningate loota, siis ta ütleks, et loo jutustamine on see, mis annab sulle pääsemise. Aga kui ta hiljem kõigis väljaannetes lisab selle Midrashi kuningatest, ta ütleb, et usk on see, mis tagab sulle pääste. Ehk ta jätab jällegi palju lugeja enda või kuulaja enda otsustada. Ja see Agnooni lugu on võib-olla kõige mõjukam üldse. Ja Sholem oma kuulsas raamatus juudi müstika põhisuundumusi või see Major Trends in Jewish Mysticism või siis Hauptströmungen der jüdischen Mystik omistab Agnoonile selle loo, aga tema raamat ilmub aastal 41 ehk tegelikult 20 aastat varem, kui Agnoon selle ise kirja paneb, aga Sholem ütleb, et ma sain selle loo Agnooni käest, ta teab ka Saki versiooni ja tema versioon on juba palju kompaktsem, et Sholemi esituses on see selline hästi kindel, Shemmil oli raske ülesanne, ta süvenes palvesse seal metsas, süütas tule, süvenes palvesse, järgmine inimene ei suudanud süüdata tuld, aga ütles palvet seal metsas, 3. teadis ainult, et metsa peab minema, ei suutnud enam palveid öelda, aga tuld süüdata ja siis 4. aste on siis see, et seesama rabi Iisrael Rizhinist, kes algselt on selle jutustaja olnud, nüüd on ta tegelane, istub oma kodus kuldsel troonil, teile tegelaskujuga vist sobib kokku, et ta oligi selline värvikas kuju, ehk ta isegi ei tea, kus see mets enam on. Ja, ta ei tea metsa, ta ei saa süüdata lõket, ta ei tea palvesõnu ja tema ütleb, et ma saan ainult jutustada seda lugu. Ja ikkagi toimib. Ja ikka toimib. Ehk sellised väikesed nüansid, mis hakkavad muutuma ja samal ajal sinna vahepeale, ennem kui see lugu jälle uuesti kirjapildis meie ette astub, siis on erinevad autorid, kes suhestuvad selle looga kogu aeg. Näiteks Walter Kaufmann, kes oli selline Saksa-Ameerika päritolu filosoof, siis tema 60ndate alguses, 50ndate lõpus ütleb, et mitte midagi enam ei saa teha. Tuld ei saa süüdata, palvet ei saa lugeda, kohta me ei tea, ta ei lugu ennast ümber jutustada, aga viitab sellele. Ja ta ütleb, et see võis olla küll ilus lugu, väga tähendusrikas, aga see on ainult lugu. Et lood ei mõjuta mitte midagi. Ratsionalistina, filosoofina ütleb, et me ei saa, see ei aita meile midagi kaasa, me peaksime lugudest üle saama, nii nagu need inimesed, kes leiavad, et ei peaks elusid ka vaatama kui kirjandust või me ei ole tekstid, eks ole, et ei saa kõike lugudega siduda, aga tema hääl võib-olla on juudi kontekstis selline vähemus, sest samal ajal näiteks holokaustis ellu jäänute jaoks, näiteks Eli Wieseli jaoks või siis Abba Kovneri jaoks on see lugu oluline. Väga erineval viisil
Sest kui ma ütlesin, et Elie Wiesel ütles ühes oma raamatus kunagi, et Jumal lõi inimesed sellepärast, et armastab lugusid, siis 8 aastat hiljem avaldas ta selle sama loo märkusega, või tegi teise järelduse, öeldes, et tegelikult me enam ei suuda ka lugu rääkida. Et ta oli palju pessimistlikum, tuues välja oma loos, et mitte üks noormees ei olnud hädas, vaid juudi rahvas oli ohustatud ja kõigis nendes lugudes see oht järjest kasvab, aga holokaustis ellujäänutel on see tunne, et isegi see lugu ei ole enam see, mis meid päästaks selles hulgas või kes seda lugu peaks siis jutustama. Mille vastu Aba Kovner, kes oli samamoodi kirjanik ja holokausti ellujääja, ütles siis, et vastupidi, seda lugu peab rääkima. Et just nimelt ka holokausti võtmes, et alati, kui ta rääkis oma laagri kogemustest, siis ta alguses jutustas selle loo ja ütles, et meil ongi jäänud ainuke asi, ma ei saa teid viia sinna kohta, kus ma olin, ma ei sinna laagrisse enam, ma isegi ei saa öelda, mis palveid me seal lugesime, aga ma saan teile sellest rääkida, mis seal juhtus. Et kuni veel me räägime, nii kaua see lugu veel toimib, nii kaua see on oluline. Ehk sellel on oma jõud seal taga. Ja lõpuks tuleb see lugu siis uuesti välja selles samas Paasapüha Hagadas. Nimelt liberaalsetes juudi ringkondades Ron Wolfson aastal 1988 andis siis välja sellise Paasapüha Hagada, millel oli ka eraldi veel sissejuhatus. Selline selgitav osa üldse, kus need traditsioonid tulevad, miks see vajalik on ja siis ta lisas sinna selle sama loo. Ja ta teeb seda üsna samamoodi nagu Gershom Scholemi lugu, et kui need kõrvutada, nad on väga sarnased, ainult et see on veel vähem esoteeriline ja siin on väikesed vead ka veel lõpus, et selle mõttes, et kui neid hakata niimoodi 5 lugu, et ma leidsin tänu Levi Cooperile, kes ühes oma artiklis sellest kõigest ka põhjalikumalt räägib, et 5 versiooni samast loost, erinevates sõnastustes, erinevates rõhuasetustes ja näiteks on huvitav vaadata, et selles Scholemi esituses, millest ka see Wolfson lähtub, et seal näiteks enam Jumalat üldse ei mainita. Eriti see Wolfsoni Hagada, ta üritab olla võimalikult vähe esoteeriline, seal ei mainita müstikat, siin isegi ei mainita Jumalat, et ta peaks olema kõiki kõnetav, et loeb see, et sa palvetad, loeb see, et sa midagi teed, et sa tead seda paika metsas või sa vähemalt oskad jutustada, aga kuskil ei mainita selles loos enam näiteks Jumalat, nii nagu ka Scholemi jutustuses, kui seda lugeda, siis Jumalat ei ole ja astmeid tuleb vahepeal juurde. Et isegi enam ei teata lõpuks seda kohta, kuhu minna, aga oluline on seda lugu edasi öelda. Et jah, et kui see oleks selline võib-olla veidi analüütilisem, siis ma näiteks teile seda võrdlevat tabelit, aga ma arvan, et see ei ole selle loo mõte siinkohal. Ja võib-olla see on õige koht, kus vaikselt meie tänase loo otsad ka kokku tõmmata. Lõpetada niimoodi poole sõna pealt, jätta ka tänane 3,5 loo lugu lahtiseks, et seda siis järgmine kord edasi rääkida. Et head edasimõtlemist ja järgmise korrani tahaks öelda teile.